Lõpuks ometi on keskuse platsi ümber aiad püsti pandud ja ehitus on alanud. Mis siin siis täpsemalt sünnib? Jah, sul on õigus. Me oleme väga rõõmsad selle üle, et ehitaja Nobe on valitud ja ehitustööd on just nüüd maikuu keskel alanud. Ja oleme perspektiiviga 2025. aasta lõpus, kui keskus saab valmis. Millal keskusele nurgakivi panema hakatakse? Ma saan aru, praegu käib tihe maastiku ettevalmistamine, aga millal siis päris nüüd maja ehitama hakatakse? Me hakkame maja kohe juba juunikuus ettevalmistustööd ju vundamendi valamiseks ja ehitustehnilisteks töödeks algavad. Aga tänases perspektiivis nurgakivi plaanime panna sügisel. See ei tähenda, et hoone nüüd päris valmis on, eks, aga see annab meile võimalusi juba kusagile nurgakivi panna ja esimest töövõitu tähistada. Nii palju, kui ma lugenud olen, siis Keila keskus pidi olema esimene samm Keke kvartalist. Mida see endast kujutab? Mis see tähendab? Jah, Gerhard, sul on õigus. Me oleme rajamas palju rohkem. Meil on palju suuremad plaanid kui ainult Keila keskus. Keila keskus on esimene etapp rajatavas Keke kvartalis ja Keke kvartal on 9 hektari suurune ala, kuhu me näeme erinevaid ärisid, erinevaid teenuseid, avalikke teenuseid, ajaveetmisvõimalusi, väike ladu, väike tootmist. Aga see kõik on avatud linnale ja seostub uue keskusega. Et see keskus on esimene maamärk ja loob sellest kvartalist esmamulje. Jälgi kindlasti ka Keila keskuse sotsiaalmeediakanaleid, kus me hakkame igakuiselt teid kursis hoidma siin platsil toimuvate arengutega.